nüüd Leedus mingil ringrajal ja kohe hakkavad trennid. Me läheme proovimas hakkama saada, rada on küll märg, aga ilma järgi tundub, et kuivab, kuigi see võib uuesti täis saada, nii et vaat, mis teha annab. Trennid käivad, veel on umbes 2 tundi trenni aega, kokku oli see 4 tundi. Ma olen oma sõidujoone enam-vähem paika saanud, see tähendab seda, et ma sõidan raja lõpuni külg ees. Rada on suht sketšist, et tuleb sõita mäe otsa ja mäest alla, aga mäe otsast tagasi pööre, mis on suht kitsas. Ma küll ei tea, kas me saame seda kuskil videosse ka, kui kitsas see tegelikult on, siis see on äge, kui saab, kui ei saa, siis ma olen nii. Aga muidu see trenn on praegu edukas. Veits puhkan, lasen autol jahtuda, joon vett ja olen valmis varsti uuesti trenniringidesse minema. Siin on juhtunud väikene intsident, mees on auto alla läinud midagi pikutama, aga meil läks käigukäik. Teine käik teeb hullult siukest häält, tegelikult see ei ole nii ilus, kui ma tegin praegu. Aga ülejäänud käigud on alles ja et käigukasti säästa, siis me võtame selle maha, viskame Sirba tiimi bussi peale. Sailun pani siin actioni praegu veel juurde, et klipp käib. Anname Sirba kätte, et Sirba viib Vilniusesse ja Vilniusest viiakse otse Sutenasse ja sealt see tehakse korda jälle. Nii et meie jaoks on see võistlus läbi. Mis teed siin? Aku klemmi pead saama pikkade kättega maa võtma kõigepealt. Jah. Teisi ei saa keerata. Siin on kasti pealt. Mul on just arterit mõttes. Jaa, ikka ei saa keerata, et see hoovast kui lahti lasta ja kardaan eest ära võtta. Siis tuleb üle kasti. Kasti otsa on alla. Ainuke asi, mis saab teha ülevalt, saab praegu siduri torulast ära keerata. Midagi tees paasti, siis kõik on katki, mekaanik ütles 1000 eurot, ma arvan. Jep, kui me arvame, et kast on katki ja on vaja kasti vahet, siis need mehed teavad, kuidas see kiirelt teha. Neil on mingi 10 minti aega võib-olla. Tegelikult ma ei tea, võib-olla on rohkem, võib-olla vähem, aga neil on väga kiire igal juhul. See üritus ei ole veel läbi. Siin hakkas pihta mingi Matsuri rajapäev. See on tulnud nagu justkui Jaapanist ja mu selja taga annab mingi
hunnik autos täiega kuuma. Päris hull tegelikult. Aga meie oleme ennast ära pakkinud ja me hakkame lahkuma rajalt. Nii et siit väikene klipp teile, mis siin Leedus veel toimub. Päev on läbi, oleme jõudnud hotelli, autod on kuskil seal. Jep. Ja sellega see video ka lõpeb. Vaatame siis, kuidas meil Driftmastersi järgmisena läheb.